investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimisjuulised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 27. oktoober, minu nimi on Tarmo Tanias ja nagu ikka, minu vastas hea sõber, kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Tervist Tarmo ja tervist kõik kuulad! Sündmused, Meelis, ma ei tea, kuidas sulle tundus, eelmine nädal oli päris palju ja see nädal ei tule vähem, võib-olla isegi rohkem, et kui me eelmist nädalat püüame natuke meenutada, mis sulle silma hakkas? Jah, tõesti, et ei saaks kuidagi öelda, et siin viimasel ajal turgudel kuidagi igav on, et liikumisi on nii tohutult palju ja uudiseid ja actionit on tõesti nii palju, et ei jõua nagu kõik ära seedidagi, aga tõesti vaadates nagu tagasi eelmisse nädalasse, et tunne oli küll, et siuke hakkab korrektsioon ja indeksid müüakse miinusesse ja paljud aktsiad nagu müüdigi päris brutaalselt auku, et just sellised kuumad sektorid, kõik niisugused datacentrite ja aktsiad, droonisektor, kvantaruutid, Green Energy, nukleaar. No meiegi müüsime natukene. Jah, et sellest korrektsioon käis ära, aga see korrektsioon oli tõesti nii järsk ja sügav, et kui sa vaatad ikkagi niisugusi kuumasid aktsiaid, siis paljud aktsiad käisid siin nädala jooksul, ma arvan, 30–50% madalamal ja reede muidugi lõppes nagu täieliku ralliga, mis jätkub ka siis see nädal, tundub, et täna on futuurid päris korralikult üleval ja investorite sentiment on korralikult paremaks läinud, et tundub, et hetkeline siuke paanika on nagu möödas. Mis seda võis põhjustada? Võib-olla üks asi oli see, et tulid USA inflatsiooninumbrid, teatavasti USA valitsusasutused on ju suuresti ikka nagu kinni, aga mõned vist lasti tööle, et need numbrid oli vaja välja anda, ja kui ootus oli 3,1%, siis tuli 3%, natuke nagu väiksem, suund on nagu õige, see võib-olla siis nagu oli üks põhjus, Jah, ja eks siin seda põhjust nagu otsiti tükk aega ka, et mis nagu võiks selle korrektsiooni nii-öelda põhjustada, ja kuna see korrektsioon kuidagi läks nii sügavaks, et siis tegelikult selle ühe nädalaga tekkis nagu nii head nagu ostukohad juba sellistel tugevatele ettevõtetele, et siis investorid nagu pöörasid järsk otsa ringi ja hoopis kasutasid võimalust nagu aktsiaid lisada, et kui nii palju nagu nädalaga kukutakse. Ja loomulikult ega ettevõtete tulemustooaeg on ju käima läinud ja kindlasti see nädal on siin veel nii-öelda kõige kõrgem hooaeg, kus ettevõtted raporteerivad sinna me jõuame veel, aga kui ma nüüd eelmist nädalat vaatan, siis see kõrgoaeg on ees on ju, aga olulisi numbreid oli ka eelmine nädal, Tesla näiteks on ja mis ma vaatasin nagu tervikuna USA turul umbes 85%, ehk siis 20 ettevõttest 17 on oma tulemusi ületanud nagu ootustest. Ja, et me ei ole isegi vaadanud, mis kasumite kasv seal praeguseks hetkeks on olnud, aga ilmselt see niikuinii muutuks, seepärast see nädal on nüüd see nädal, kus 38% S&P 500 ettevõtetest raporteerib ja kaasa arvatud on ju kõik need suuremad big techid, välja arvatud Nvidia, aga kindlasti tasuks siis radaril hoida kolmapäeva õhtul peale turgu tulevad sinna Meta näiteks, Microsoft Alphabet ja Apple ja neljapäeval siis Amazon, Apple ja Coinbase, mingid näited suuremad ja kui sa vaatad, milliseid liikumisi on oodata, siis ütleme Metalt hetkel oodatakse siukest 7% liikumist, isegi Alphabetil ka 6-7% ma ei mõtle nüüd, kui suur on need ettevõtete turuväärtused, kui palju siis raha liigub ühes või teises suunas. Ja absoluutselt ja samamoodi Amazon 7% liikumist, et kindlasti tuleb siuke päris volatiilne nädal ja võib-olla päris huvitav on kindlasti vaadata ka nende suurte tehnoloogia hiidude sisse, et kas need nii-öelda need
CapEx kulud, kas nad jätkavad samas mahus nii-öelda data centritesse investeerimise mahtu, et kindlasti see on nagu ülioluline, kui tõenäoliselt see jätkub, ma arvan, et seal veel ei ole näha, et investeeringud tagasi tõmmatakse, et see kindlasti annab veel boost'i sinna sellistele data centri ettevõtetele hoogu juurde. No mina vaatasin, kui meil eelmine kord 3 kuud tagasi olid ettevõtted tulemused, no mõne suurema puhul jälgisin nagu ka, ütleme, olid tulemused ja siis oli tulemuste esitlus finantsjuhi poolt ja rekordid olid, need ettekanded olid seal umbes, kuni tunnised on ju, aga rekordimehed rääkisid selle tunni jooksul sõna AI umbes 50 korda või natukene rohkem. Ja ütleme suuresti seotud nende samade investeeringute kasvuga, mida sa mainisid. Jah, et kõik, mis on meelel, see on keelel ja see täna ongi top 1 teema. Et võib-olla üks ettevõtte ka veel, mis ma vaatan, et 9% oodatakse liikumist on Starbucks. Nii palju või? Kuidagi palju jah, et ei oskagi öelda, et aga äkki see on kuidagi seotud tulemustega ka on ju, aga me teame, et tal on lisaks USA-le on oluline äri ju ka Hiina suunas on ju, et äkki ka, sinna me jõuame, et siin on nagu poliitilised sündmused ka võib-olla tulnud, aga ütleme, ega Trump ju ei maga on ju, et kui me nüüd vaatame, mis ta siin teinud olen ja ütleme, selline kuum teema on muldmetallid, suur Peeter ka sukeldus sinna maailma, pärast ma lasen Meelis sulle rääkida, mis sa seal huvitavat leidsid, aga kui vaadata Trumpi, siis Trump sõlmis ju Austraaliaga, siis vist oli Austraalia peaministriga muldmetallide kaevandamislepingu põhimõtteliselt on ju. Jah, ma ütleks, see on isegi võib-olla selle nädala üks top teemasid, et tõesti, et miks Austraalia juurde mindi on ju, et nagu me siin oleme kursis on ju, et Hiina oli siis piiramas enda haruldast muldmetallide nii-öelda eksporti ja see siis pani USA ja Trumpi nagu tööle, et otsima siis alternatiive ja üks alternatiivne ütleme riik, kes on väga ütleme maavarad rohkem Austraalia ja kus tegelikult on kaevandustööstused olemas ja päris palju nagu kaevandatakse selliseid haruldasi muldmetalle, aga probleem on võib-olla see, et täna Hiina on kõige suurem tegija nende haruldaste muldmetallide seas ja just nagu selle lõikes, et nad nii-öelda rafineerivad peagi vist maailma lõikes 90% nendest muldmetallidest nii-öelda töötlevad. Et kaevandusi on maailmas üle palju, igal pool päris palju, aga just Hiina on top töötleja nendel metallidel ja sisuliselt kogu maailm on ju Hiinast sõltuv ja nüüd ongi siis USA otsustanud investeerida $8,5 miljardit just Austraaliasse ja nii-öelda nendesse ettevõtetesse, kes siis töötlevad neid haruldasi muldmetalle ja just üks metall, mis silma jäi on, kuhu nad investeerivad, on inglise keeles on niisugune kallium ehk eesti keeles eesti keeles on kaanium, kaaniumi kaevandusse ja töötlemisse ja miks see nagu kaanium nii oluline on nagu rahvusvaheliselt ja üleüldse, siis see kaanium on üks peamisi komponente kiipides, see tähendab on ju seatööstuses, rakettides, andmekeskustes, 5G infrastruktuuris, erinevates radarisüsteemides, lisaks veel elektriautode laadimiskomponentides, inverterites ja isegi päiksepaneelides leidub seda ainet, et ja isegi Austraalia ja USA, nad on mõlemad tegelikult liigutanud kaaniumi kriitiliste mineraalide hulka. Et see on nagu väga oluline haruldane muldmetall. Ja kindlasti neid nagu tasub radaril hoida ja ütleme siin kohal ka ära, et ka suur Peeter on astunud siis, pannud jala ukse vahele haruldaste muldmetallide sektorisse ja ostnud siin ühte ettevõtet. Jaa, et ma sellest kohe võib-olla, te meie saadet ikka lõpuni kuulaksite, siis ma sellest kohe ei räägi, et Meelis lõpus räägi, mis see idee oli,
aga kui sa rääkisid, et Hiina käes, Hiina kontrollib seda mängu, siis tõesti, et mul on üks tabel siin ees, et noh, kes on siis need riigid maailmas, kelle käes nagu kõige rohkem need harudes ja muldmetalle on, et Hiina on nagu esimene, mis iganes ühik see siin on, et 44 miljonit tonni on need varud, Hiina käes on ju, teine on Brasiilia 21, noh kolmas on India 6,9, noh keegi neist pole ju siis nagu kuidagi USA sõbralik on ju, et neljas on seesama Austraalia 5,7 miljonit, viies on Venemaa ja no Venemaal on põhimõtteliselt täpselt 2 korda rohkem kui on USA-l ja kes siis järgneb USA-le natukene vähem USA-st on Gröönimaa, mäletad Meelis Trumpi väljaütlemisi Gröönimaa osas, et tahaks enda kätte saada, no otseselt seotud ju huvidega. Jah, täpselt, et ilmselt need haruldased muldmetallid tal mõttes oli ja ilmselt seal leidub neid päris palju. Et see on nagu selline noh, huvitav teema kindlasti, et mida siis tasub nagu jälgida, aga saate lõpus tuleme selle juurde siis nagu tagasi, et noh, tõesti ma arvan, et äriliselt kahe riigi vahel see USA-Austraalia diil eelmine nädal oli märgiline, et mõlemale kasulik ilmselt. Aga siis veel, noh, Austraaliaga tundub, et Trump saab hästi läbi, Kanadaga ei saa üldse hästi läbi, et noh, nüüd läksid veel rohkem tülli, kui nad nagu olid ja USA pani veel 10% tariifi otsa ja ei ole nagu vist sellist läbisaamist on ju. Aga mis sa arvad, mis sellest Hiinast siis nagu saab? Et see neljapäev peaks siis ju Trump ja Hiina president Xi ju vist oli Lõuna-Koreast nagu kohtuma. Ja, just siin juba täna hommikul käis uudis läbi, et nende haruldaste muldmetallide ekspordi osas see lükati nüüd aastaega edasi. Et see ilmselt ongi nagu turgudele leevendust täna toonud, et noh, tõenäoliselt on kahepoolne, et eks hiinlastel ütleme, ei ole võib-olla neid muldmetalle nagu nii suures mahus kuskile müüa ka, et ikkagist USA on väga oluline klient neile, et see ilmselt oleks nagu mõlemile noh, karu teine, et kui sa peatad ja hakkad nagu ekspordil kontrollima, et siis sa ei saa nii-öelda ise müüa ja sul tehased seisavad või mis iganes on ju. Et ma arvan, et see saab sinna natukene, ütleme, võetakse tuure maha. Aga mis mul nagu Indiaga seoses silma ei, et USA on ju kehtestas Indiale 50%-lised tariifid. Ja, aga peaks 15 peale tulema vist. Ja on jõutud siis tundub kokkuleppele, et siis USA langetab India tolle seal 15% peale, aga üks oluline tingimus on seal, et sisuliselt India peab oluliselt vähendama nafta importi Venemaalt ja tegelikult see on nagu päris oluline samm, seepärast sisuliselt venelastel täna ongi 2 suurt klienti alles ja need on India ja Hiina on ju. Ja nad on väga suures mahus ostavad Venemaalt siiamaani on ju naftat ja kui sa vaatad näiteks palju India ostab Venemaalt on kuskil 1,6 miljonit barrelit päevas, noh need on mingi väga suured nagu numbrid ja nii, et Venemaal jälle tundub, et siuke oluline tagasilöök. No mulle tundub ka, et Indiaga on nagu diil kokku juba lepitud, aga Hiinaga võib olla ju, kas oli see Bessent, see rahandusminister natuke juba vihjas, et nad on põhimõtteliselt on juba nagu ütleme, üksteise mõistmise teel on ju, ja ma oleks väga imestunud, kui Hiinaga sõlmitav diil ei hõlmaks ka mingis osas seda, et Hiina ei tohi Venemaale nii palju, ütleme tema käest naftat nii palju osta. Ja, ma arvan ka, et see läheb nagu sinna poole ja tegelikult ka lisaks on ju see kohtumine, mis pidi Trumpi ja Putini vahel toimuma siin Ungaris, tundub, et see jääbki nagu ära on ju, ja selle peale ka Trump kuidagi vihastas või nagu solvus ja väänas siis venelastele korralikud uued sanktsioonid kaela ja no vist esimesed tema poolt nagu, mis on nagu ka sanktsiooni moodi. Jah, et siis võeti ette Lukoil ja Rosneft, mis on Venemaa suurimad naftettevõtted ja kui vaadata, et mis see maht on, palju need ettevõtted nagu ekspordivad päevas naftat, siis seal ongi Hiinasse läheb 2 miljonit päevas, Indiasse 1,6 miljonit päevas, et kui nagu pannagi see nagu kombo kokku, et need ettevõtted sanktsioneeriti pluss India suruti nurka, et see osta Venemaalt enam naftat ja kui Hiinaga tehakse ka mingi sarnane diil, et ma
kardan, et Venemaal tõesti võib siin lähiajal ikkagist päris raskeks minna, et kui sul ei ole enam seda naftat kuskile müüa, siis sul on nii-öelda su silmus nii-öelda kaela ümber kogu aeg läheb ainult koomale ja kui sa vaatasid veelgi uudised, et noh, lisaks sellele, et ukrainlased on ju sanktsioneerivad füüsiliselt Venemaa nafta rafineerimistehaseid, siis eelmine nädal ukrainlased lasid õhku ka ühe Vene suurima gaasi rafineerimistehase on ju, et see on nagu korralik blow-off nii-öelda Venemaale, et kus sa nagu kaotad korraliku nii-öelda rahavoo on ju, ja noh, huvitav on see, et ka no mulle tundub, et ukrainlaste sellised sanktsioonid jõuavad ka nagu teistesse riikidesse ja Rumeeniat pead silmas ja Rumeeniat ja Ungarit, et kui nagu ammu nende riikidega on nagu tegeletud ja öeldud, et Venemaa gaasist nagu tuleb loobuda, aga need riigid on ikkagi jätkanud gaasi importi nii-öelda Venemaalt, et kuna need tehased on nii-öelda Venemaa osalusega, et siis on nagu väga keeruline olnud neid tehaseid nagu sundida peatama Vene osta, et siis nende tehastega juhtus nüüd selline lugu, et Ungaris lendas see gaasi rafineerimistehas nagu õhku. Täiesti juhuslikult. Täiesti juhuslikult, keegi ilmselt tegi vales kohas suitsu ja Ungaris juhtus samamoodi, et need on Gazpromile osalusega nii-öelda ettevõtted ja tehased, et Ukraina kuidagi oskab sanktsioneerida ja see on jällegi nagu Venemaale korralik tagasilöök, et vaatame, tõenäoliselt see kõik võtab aega, et tulemused tulevad ilmselt 2, 3, 4 kuu möödudes, aga tundub praegu jookseb küll nagu kõik Venemaa kahjuks, et tõesti venelastele tehakse haiget, ütlen. Ja üks asi kõik ei tule isegi meelde, aga Ungari ei olnud nagu sellega nõus ja Slovakkia on ka võib-olla vastu, aga enamus Euroliidu riike leppis omavahel kokku, et alates aastast 2027 keegi enam Venemaalt ju naftat ega gaasi ei osta, on ju, ja see ei ole väga kaugel, on ju, natuke rohkem kui aasta. Jah, et Venemaal läheb aina raskemaks, et et vaatame, kaua seal nagu suudetakse head nägu teha. Siis kes võib nagu rahul kindlasti veel olla, on Argentiina president, et me temast rääkisime natuke aega tagasi, et Milei, et tema natuke siin arukordne mees, et vaatasin, et kui palju nagu Argentiina peso kurss on nagu siin dollari vastu, vist oli 10 aastaga põhimõtteliselt kukkunud 97%, midagi nagu alles pole jäänud, on ju kogu aeg nagu väga suur inflatsioon, ja aga siis ta tegi ju riigis väga suuri reforme ja tõmbas kulusid koomale ja edasi, aga raske on olla ju valijate sees populaarne, kui sa tõstad makse näiteks, aga tema oli nagu selline erand, et inimesed said aru, et ta teeb nagu õiget asja, aga Trump seadis ju eeltingimuseks, et ta annab siis taru majanduslikku tuge Argentiinale, kui ta võidab siis nagu presidendi valimised ja nüüd pühapäeval olid valimised ja ta võitiski ja suhteliselt veenvalt on ju, et selles mõttes, kui me nüüd mõtleme, see on jälle nagu arenevatele turgudele selline positiivne uudis, ütleme India võib-olla nagu, kui toolid tulevad nagu allapoole hea on ju, Hiina ka potentsiaalselt võiks nagu tõusta ja siis seal kuskil on Venemaa, kes on täiesti üksinda. Jah, et eks on niisugune riigijuhtide vaata valik, et ütleme niisugune läänemaailm on ju investeerib datacentrid, areng, ChatGPT, tehisintellekt on ju, mõni riik toodab pomme on ju, tanke, et eks see on niisugune riikide see näitab valikute küsimus ja mõttemaailma küsimus on ju. Ja siis veel tuli täna hommikul Hiina tööstustoodangu numbrid tulid, et selle aasta september võrreldes eelmise aasta septembriga 21% paremad numbrid, et ma ei tea, ikkagi läheb paremaks seal Hiinas vaikselt. Jah, aga kas sa kulda nägid, et eelmine nädal me rääkisime? Ma nägin 2 asja, ma nägin, et kuld tegi -7 ja nafta tegi +8. Jaa, et kõik see parapoolne ahnus ja kui kõik on nagu kullapoodi sisenenud, et siis käib nagu pauk. Me rääkisime nendest järjekordadest, on ju? Jaa, et paraku nii see nagu kipub olema, et kui investoreid hüppab paati liiga palju, et siis nagu pildid on järjekordadest läheb ümber, et ja ei läinudki kaua aega, on ju, et siin kuld tegi siin eelmine nädal viimase 12 aasta suurima kukkumise
et sinna päevaga ligi mingi 7% ja hõbe kukkus isegi rohkem, siin 9%. Ja täna ma just vaatan, et on ka veel 2% lisaks kukutud, et noh, ütleme natuke võib-olla vara öelda, kas kullaga ongi nüüd tükiks ajaks lõpp. Ma millegipärast usun, et see kuld tuleb veel natuke tagasi, et tehakse väga agressiivne korrektsioon ära ja võib-olla minnakse, taastutakse ja siis nagu selgub, et ütleme see tipu tegemine võib olla ka nagu võtta aega ja see on nagu protsess nagu, aga tõenäoliselt suure tõenäosusega on ikkagist tipud tehtud hetkel. No mäletad, Suur-Peeter müüs oma kullapositsiooni ära, natukene vara, ütleme jah, oleks saanud natuke rohkem, on ju, aga tänasega võrreldes on tal rohkem raha, kui ta täna oleks müünud, on ju, et see on alati selline triki, on ju. Jah, ütleme võib-olla oleks pidanud osade kaupa väljuma, et oleks saanud natuke parema keskmise. Ma võin sulle öelda saatuskatte alla, et Suure-Peeter läheb niigi liiga hästi, et ei ole talle nii suurt kasumit ka vaja, on ju, et läheb uhkeks muidu. Jah, ega Suure-Peetri portal, vist võib öelda, et on Blue Sky territoorium, et vastupanu tase puudub, et no vaatame, see võib ka kiiresti pöörduda, kui tuuled pöörduvad, on ju, aga mis oli veel võib-olla huvitav teema, mis on seotud ka ühe uue ostuga, mida nime ma ka praegu kohe ei nimeta, aga mina nägin seda uudist ja Meelis ka kindlasti nägi, ega ta muidu ei oleks selle idee peale tulnud, võib-olla mingid põhjused veel, eks ise saad pärast rääkida, aga ütleme, suuremad kvantarvutite tootjad siis kaaluvad võimalust, annavad USA valitsusele siis võimaluse osalust saada ettevõtetest. Jah, ütleme, või siis pigem vastupidi, et USA valitsus ise tahab võtta. No tahab jah, põhimõtteliselt küll jah, pigem niipidi. Jah, pigem jah, niipidi, et see on nagu, siin mõnda aega tagasi oli nende muldmetallidega sama teema, et USA valitsus võtab erinevates muldmetallide ettevõttes nii-öelda osalusi, kuna see ongi strateegiliselt tähtis sektor, mida USA valitsus soovib nagu enda kontrolli all hoida ja siis tõesti siin eelmine nädal öeldi sama nagu kvantarvutite kohta, et see on nagu strateegilise tähtsusega sektor ja siin eelmine aasta räägite sellest Chip Actist, on ju, kus on päris tohutult nii-öelda vabu vahendeid, mida USA riik nagu saab investeerida, kas siis Inteli nii-öelda kiibitehastasse või antud juhul siis selle Acti raames saab investeerida ka nagu kvantarvutitesse, et ja mis siin ikka, ega neid kvantarvuti ettevõtteid ei ole nagu liiga palju, siin on mingi 4-5 suuremat ettevõtet, et üks on see meie plahvatuslik idee, mis siin meil suvel läbi käis, et IONQ on ja siis on Rigetti, D-Wave ja siis mõned ettevõtted veel, et peab päris suke huvitav lüke, ma ütleks, et ega ütleme laiem avalikkus võib-olla ei ole täpselt aru saanud, et mis need kvantarvutid siis teevad nagu, aga ju siis nagu seal all, kapoti all nagu on midagi, mille jaoks nad on ülimalt olulised ja võib-olla see kogu see tehnoloogia ehk kes seal taga seal nähakse nagu mingit väljut, mis on strateegiliselt oluline. Mulle jäi silma üks pilt veel huvitav, ütleme siis aeg-ajalt ikka tuuakse SP500 suuremat 10 ettevõtet, et mis nad olid, ütleme siis aastal 90, siis 2000, 2010, 2025, kui varasematel aastatel ta oli nagu suhteliselt ühtlasemalt jaotunud, et seal oli nagu energiafirmasid, seal oli pankasid, oli tehnoloogiafirmasid, siis täna nüüd niimoodi, et 9 esimest on tehnoloogiafirmad ja 10 on siis Pereksa Adave, et põhimõtteliselt ja siis 3 esimese kontsentratsioon on natuke üle 21%, muidu kui varasemad aegu vaatame, siis 3 esimest olid seal, ütleme 6-10%, aga nüüd on 21%, et ikkagi väga ühte äärde on kogu see maailm liikunud, on ju, et oma selle tehisrevolutsiooniga, on ju, et jah, that's where the money is, nagu öeldakse, et eks need tehnoloogia ettevõtted teenivad ka väga-väga suuri kasumeid ja need ongi nagu top ettevõtted maailmas, et aga rääkides sükse suurimatest liikujatest jah, räägime sellest. Et üks sükke taimse lihatootja ettevõtte Beyond Meat, kunagi me oleme sellest rääkinud ka. Jaa, Meelis, ma kunagi küsisin, sina oled isegi nende toodet minu teada proovinud, mina ei ole, on ju.
ja ma olen proovinud jah, et täitsa arugi, et on täitsa hea asi, aga ausalt öeldes ega peale selle 1 korra või 2 korda võib-olla olengi proovinud, et sinna ta on nagu jäänud, aga noh, seda näitab ka võib-olla siuke ettevõtte aktsiagraafik ka, et mis on nagu aastad alla pannud ja ta on ikkagist nagu penny stockiks nagu müüdud, et noh, pigem ettevõtte võitleb nagu enda ellujäämise nimel, on ju. Ja ta oli ka minu teada üks kõige enam lühikeseks müüdud aktsiad üldse nagu USA börsil, on ju. Ja mul jäi ka silma, et kuna noh, ta on nagu nii pikalt müügisurve all olnud, et siis see ettevõtte aktsiates 63% oli lühikeseks müüdud, ehk see ja noh, nii nagu juhtub on ju, et kui selline hulk on nagu aktsiad lühikeseks müüdud, võib käia pauk nagu teistpidi ja nii juhtuski, et noh, ütleme selle süüte küünla võib-olla pani põlema Walmart või nii-öelda selle ettevõtte deal Walmartiga, kus Walmart siis nii-öelda laseb nii-öelda lisada poodidesse rohkem Beyond Meati erinevaid noh, külmutatud mingi lihatooteid ja seejärel nii-öelda aktsia hakkas liikuma ja võib-olla selle hiile täppi pani ikkagist siuke Roundhill Investments, kellel on nii-öelda stockide ETF ja nad andsid teada, et lisavad selle Beyond Meati sinna stockide ETF-i ja siis käis tõesti pauk, et seal, kes nagu need short investorid, kes seal sees olid, said nii-öelda short squeeze'i inglise keeles, ehk siis eesti keeles see lühilüps. See on jah. Et said selle lühilüpsi ja aktsia lendas siis 0,5 pealt sinna paari päevaga $8. No põhimõtteliselt siis 16 korda 10 päevaga või? Ja seda enam, et tegelikult seal neljapäeval või kolmapäeval avanes aktsia 150% kõrgemalt, aga päeva lõpetas -10% madalama. Et ütleme, see volatiilsus on nii meeletu, et isegi kui sa nagu ostsid sealt kolmapäeval avanedes, siis sa jäid tegelikult kotte hoidma korralikult, et päevaga nagu kaotasid väga-väga suure osa enda kapitalist, et see volatiilsus on hea meeletu, et mõlemale poole, nii et ja noh, täna ta on jälle seal $3 peal tagasi või isegi allpool, et jah, eks siis ole näha, et kas sellest saab nagu niisugune uus meme-stock tulevikus või mitte, et kas sealt lüpsti nüüd kõik need lühikesed aktsionärid välja? No kellel veel väga hästi läks möödunud nädalal oli näiteks General Motors, no tulemused paremad, aktsia tõusis peaaegu 20%, Ford tõusis 13%, aga kes siis lati alt läbi läksid, no vaatame, mäletad, Meelis, meil oli siin Tekers Autor, on ju, selline üks õnnetu ja otsime, et äkki läheb paremaks ja lõpuks lõime ka käega, et alternatiivkulu oli teiste asjadega nagu nii suur, on ju. Ja müüsime ära, tulid tulemused, no ei saa kuidagi käima, -13 tuli veel otsa, et selles mõttes see oli hea otsus, on ju. Ja Netflix kukkus 9%, et oodati vist natuke liiga palju, et jah, ja võib-olla siuke, noh, Tesla on ka päris suur ettevõte ja tuli tulemustega ja tegelikult tulemused tulid täitsa head, et tehti isegi ajaloo suurimad kvartaalskulud või tulud $28 miljardit, et aasta lõikas siis 12% suudeti revenuesid kasvatada, aga kui see võib-olla auto business sinna kõrvale jätta, et siis tegelikult mis on päris kõva on Teslal on see energy business, ta ei ole nagu rahaliselt veel väga suur nii-öelda Tesla revenuedest, aga noh, genereerib juba 1,1 miljardit brutokasumit, mis on nagu rekordtulemus ja miks see nii-öelda energy business on just hea, on see, et neil on Tesla on Megapack 3. seeria tulemas, mis on see akupank, on ju, ja mis teeb siis Teslast või ütleme, Teslast on saamas maailma üks suurima energiavõrgu akupankade pakkuja ja see on nagu täpselt see sektor, mis täna nagu lisab korralikult väärtust, kuna nendest data centritel
on vaja neid sukest akud, ütleme, energiatalletust, et kuna see energia hind võib ka päris palju nagu kõikuda ja nii nagu Eestiski, et vahepeal läheb energia hind nagu hästi kalliks, et siis need akud on just olulised, et sa saad nagu kõige kallima energia hinna ajal võtta akudest nii-öelda seda voolu. Ja siis, kui on odav, siis laadid akusse. Ja, et Tesla on saamas selles vallas nagu üks tipptegijaid ja on ka teisi ettevõtteid, mida me siin ise ka omame, või omasime, et siin EOS Energy ja Amprius ja et eks me hoiame nendel pilku peal, et see akubusiness, ma arvan, et on kõva teema, et siin järgmised aastad sees olla. Läheme siis virtuaalportfellide juurde, et rääkisime, et me müüsime eelmine nädal, on ju, Suure Peetri portfell, sedasama EOS Energyt müüsime, on ju, siis sedasama Amprius tehnud, siis müüsime, paari väiksemat asja ka veel vähendasime, aga no ütleme, kuna see turg nagu pööras sinna kõik ära ja ütleme, mingid hinnatasemed olid juba päris soodsad, siis Suur Peeter otsustas juurde osta Ireeni, mis on tal üks parema ongi täna kõige parema tootlusega, ta oli siin peaaegu 200% oli juba tootlust, aga kuna Suur Peeter panis 25,000 sinna juurde, see viis siis keskmise hinna nagu ülespoole, et no ütleme siis niimoodi, et ma vaatasin, et eelturul täna on ka Ireeni aktsia on süüvad seal 5-6% on plussis, kui ma selle plussi panen otsa, siis Ireeni positsioon on 100,000, see on 6% portfellist. Meelis, miks sa sellesse jätkuvalt nii palju usud? See on üks suuremat positsioone, juba 100,000. No jah, jällegi, et that's where the money is, et eks datacentrite üles eitamine võtab aega ja Ireen on seal business siis ilust sees ja mulle tundub, et Ireenil on niisugused head väljavaated, et sisuliselt, kui ma peast mäletan, neil on kuskil 26,000 Nvidia chip, et neil ei ole tegelikult siin järgmise paari aastaga või isegi järgmine aasta seda chipide arvu kasvatada 100,000 peale, et see ei ole üldse mingi probleem, et kui nad seda teevad ja sellest teavitavad ja ma arvan, et seal on nagu niisugust kasvuruumi ettevõttel küll, et ega Ireen ei ole ainuke nagu, mis seal sektoris lendab, et kõik sellised Bitcoini minerid, kes on nende äri suunanud ümber nii-öelda datacentrite peal, et need kõik nagu lendavad samamoodi, et seal on neid pärleid nagu küll ja investorid on väga optimistlikud ja neil on põhjus ka, kui järgmiste aastatel nagu sajad miljardid nagu jooksevad võidu, et kes saab nagu kõige rohkem endale nii-öelda datacentrite võimsust, et jah, see on täna hot sektor, et see võib hot olla veel, ma ei tea, 6, 8, 12 kuud, et loomulikult see tuleb nagu volatiilsusega, nii nagu eelmine nädal näitas, et datacentrite aktsiad isegi Ireen vist müüdi üle 30% korraks. Väga palju, ta käis ju 70 juurest tuli 50 lähedale. Jah, et 30-35%, paljud mingi sarnased asjad käisid seal mingi 40+% allpool, et kui ikkagist tahate nendes aktsiates sees püsida, et siis tuleb nagu volatiilsust taluda, et kui volatiilsust ei talu siis on Tallinna Sadam või Aru Elekter. Aga ma ei tea, kas Väike Peeter kuulis nagu pealt, mida Suur Peeter teeb, aga tema ostis endale ka nüüd natuke Ireeni, et tal on ka nüüd Ireen portfellis. Aga siis meil oli, vaata Neebius oli meil vahepeal portfellis, nüüd me ostsime tagasi, tuli see korrektsioon päris suur. AMD ka, teine tulemine, et mis sa tema kasuks räägid? No, AMD on tõesti siin pildis olnud ja nii nagu siin viimased uudised on olnud, et AMD neid AI kiipe on hakatud ikkagi tellima, et ma arvan, et see AMD on siin nagu radaril ja see ta on nagu nii-öelda buumi osaline, et ma arvan, et siin AMD on hästi ennast positsioneeritud ja pigem seal võiks nagu sees olla, et neil on OpenAI-ga korralik diil ja mida rahastab kokkuvõttes Nvidia, aga eks see on niisugune ringlev raha seal, kuum raha, et ma arvan, et AMD on selle nii-öelda kiipide buumi sees on ju, et kes nii-öelda
pakub neid kiipe ja nii-öelda seda software'i poolt. Ja no nüüd on Meelis sinu tähetund, mitte et sa varem ei oleks nagu rääkinud, aga ma arvan, et need, kes on endiselt meiega on saadet lõpuni kuulamas, siis uued nimed, et üks on siis see muldmetallide tegelane, et tema lühend on AXTI, AXTI, firma on AXT, et millega see ettevõttes tegeb, ma vaatasin aktsia hind, numbriliselt tuli suhteliselt väike, kui me ostsime, ta maksis natuke üle $5. Ja, et ütleme, see ongi see haruldaste muldmetallide ettevõtte. Kas see on ka haruldade aktsia? Ütleme kindlasti, et kuna see kaanium, mida nad nii-öelda väärtustavad, et nii-öelda kaevad välja ja siis väärtustavad, et see on selline spetsiifiline metall ja nad nii-öelda tõstavad selle kaaniumi nii-öelda seda sisaldust või seda metalli produktiivsust nii-öelda, et see on see metall, mida täna läheb vaja igal pool kiipides ja datacentrites ja rakettides ja protsessorites, et sellest ärist nagu või sellest metallist nagu mööda minna ei saa, et see on selle ettevõtte üks äri osa, lisaks ka muudele erinevatele metallidele, mida nad kaevandavad, aga eks ta on niisugune võib-olla natuke riskantne positsioon, et palju kokkuvõttes me mingit kaaniumist nagu teame, aga kui vaadata ettevõtte tulemusi ja nii-öelda kogu seda riiklikku huvi selle sektori vastu, ma arvan, et see on täna päris huvitav nagu idee, et lihtsalt igaks juhuks strateegiliselt seal nagu sees olla sellises haruldases muldmetallis ja selle ettevõttes, et sellepärast me lisasime. Ja teine mitte vähem riskantsem, minu jaoks või isegi ma arvan riskantsem, kui ma vaatan, mis see ettevõte minu jälgimislistis ka tükk aega olnud, ma arvan 2 aastaga 10 korda tõusnud võib-olla suurusjärgus, IonQ ehk põhimõtteliselt siis kvantarvuti ja $60 ostsime, see positsioon on meil kõige väiksem täna portfellis arusaadavatel põhjustel 0,9%. Ma saan aru, et see on, ütleme, selles kvantarvuti maailmas üks, ütleme, vähesed, kes mingit raha ka teenib, on ju. Mingid lepingud saab, kasumis veel ei ole, mida teada on. Jah, ta on üsna, ütleme, nendest kvantarvutitest üks suuremaid tegijaid ja tõesti ettevõttel on täitsa decent siuksed revenue'd ja mis kasvavad üsna kiires tempos. Hetkel siin prognoosid on päris head, aga tõesti, miks me seda sisse võtsime, et see nagu USA riigile on strateegiline investeering, et kui juba sellest räägitakse, et siis kus tuld seal, kus suitsu seal ka võib tuld olla, et miks me võib-olla seda nii vähe võtsime, et võib-olla tehniliselt on siukses nii ja naa kohas, et ta on küll tippudest nagu alla tulnud, aga jah, et siuke peale korrektsiooni, et tundus nagu hea koht, kus võtta, et võimalik, kui allapoole tuleb, et kunagi natuke lisame juurde, et ja et see asi natukene tasakaalus ka oleks, et portfell täitsa ühte äärde läheks, siis ma võtsin natuke juurde ka Berkshire Hathaway'd, ütleme siin portfelli poole pealt ja Verisioni aktsiat võtsin natukene juurde, et see dividendi määr on seal 7% juures, aga meil on siin küsimusi ka, me jõuame kohe dividendi aktsiate juurde ja küsimuste juurde, aga eelmine nädal ma rääkisin, et me ostsime Viscarsit, see oli ka ostetud siin mingi 6,6% tootluse pealt, tulemused tulid oodatust paremad, pluss ütleme siis SEB tõstis aktsia hinnasi 12 pealt 15 euro peal ja aktsia tõusis siin, ütleme, kuskil 8-9% nädalaga, et täitsa kenasti on siiamaani nagu läinud, on ju. Aga vaatame siis Meelis neid küsimusi ka, et Janno on meile pika kirja kirjutanud ja küsimuse teine pool keskendub sellele, et kuna me oleme nii palju siis rääkinud nendest samadest GPU-dest ja gigavattidest ja tõenäoliselt meil siis selle rääkimise käigus, et on mingid suurusjärgud mõõtühikutega paigast ära läinud. Me täname Jannot tähelepanu juhtimise peale, aga suurusjärgus meie mõtet vist väga ei muuda, on ju, et see nõudlus on ikkagi meeletu kogu selle energia järel, on ju. Jah, et see 10 gigavatt, jah, see on võimsus, et ühesõnaga eks tuleb seal täpselt vahet teha, et mis see
gigavatid ja gigavatt-tunnid ja kõik see on. Aga täname selle tähelepaneku eest. Aga tema esimene pool keskendub siis sellele, et me oleme ostnud dividendi aktsiad ka, nagu mainisin, Viscast UPM, et kui tehniliselt vaadates need aktsiad on olnud tugevas langustrendis, et miks me siis seda ostame, et kas ei lähe vastuolu meie enda põhimõttega, et ära osta nagu kukkavut nuga. Ma ütlen nagu niimoodi, et ütleme suure peeti portfellis me oleme selle nagu rollid 8 jaganud, et mina keskendun rahava peale, Meelis keskendub kasvuaktsiate peale, ütleme siis Meelis jälgib rohkem tõesti neid tehnilisi asju, mis nagu keskmiste puhul, ütleme kasvuaktsiate puhul nagu ma arvan isegi olulisem, aga kui me räägime nagu dividendi aktsiatest, siis number 1 on yield, teine asi on väga oluline see, et kas see yield on nagu jätkusuutlik, et ta toob siin väga õigesti välja Legeplati, kellel olid probleemid, on ju, koroonakriisiga said pihta, võib-olla võlga oli natuke liiga palju, ja ta oli tegelikult omal ajal ju dividendi kuningas, et see lisas võib-olla sellist kindlust, et ta saab raskematest aegadest üle, aga kõik ei saa, on ju, et aeg-ajad tuleb tagasilööke, aga lihtsalt kui me valime, siis dividendi poole pealt ikkagi tahaks osta võimalikult hea yieldiga asju ja sellises kohas, kus äri poolest on asjad nagu paremaks hakkavad minema, et ma olen need Skandinaavia asju päris pikalt nagu jälginud ja mõlema nii Viscasil kui UPM-il ja üldse puidusektoril natuke paremini hakkavad minema, et see on see põhjus, on ju. Ja siis Meelis küsib minu meelest väga-väga hea küsimus, et lõpetuseks, et kas me oskame nagu prognoosida, et mis siis võiks nagu globaalsete turgudel saama hakata, kui Venemaa majandus tõesti nagu kokku kukub. Ma ei tea, kui ma teen võib-olla otsa lahti kuskilt, et kui oluline see Venemaa üldse nagu täna enam väga on ju, et mis meil sealt nagu väga osta on ju, kui teda ei ole, siis teda ei ole on ju. Jah, eks see kohati see kollaps või ütleme, see võib-olla sõna ise on nagu kuidagi radikaalsem on, et kõik nagu süsteem kukub kokku ja midagi ei toimu, et võib-olla päris seda üks ühele nii selgitada ei saa, et ikkagist Venemaa on suur riik, et ütleme päris nagu niimoodi, ta ilmselt kokku ei kuku, on ju, et rahvast on palju ja ütleme kasvi metall ja midagi ikka on vaja sealt osta, on ju. Jah, et pigem võib-olla siuke kollaps on ju, juhtub pigem siis, kui selline poliitiline võim seal kukub kokku koos nagu keerulises oleva majandusega, et see on nagu see kõige suurem keeristorm, on ju, et mis paneb ikkagist süsteemi lagunema ja korralikult lagunema. Kuni sinna välja, et inimesed võivad ma ei tea, kui täna ma seda ei näe, et Venemaa kuidagi tükeldama hakatakse, aga kui ütleme, inimesed ei taha enam Venemaal nagu olla enam ja järjest enam tulevad nagu teistesse riikidesse, et kuidas siis selle vooga nagu hakkama saame ja nii edasi on ju. Jah, et aga suures pildis ega lääs on ikkagist väga palju sidemeid juba täna on ju ära kattinud Venemaaga, ei osteta naftat, ei gaasi, väljutakse muudest äridest, ettevõtted tulevad Venemaalt välja. Olümpiamängudel ei saa, pead Siberis üksinda suusatama. Jah, et selles suhtes ma arvan, et Venemaa nagu ütleme, kokkukukkumine liiga palju nagu äriliselt ei mõjuta, et ütleme, vähegi normaalsed riigid on juba ammu selle oma tarneahelad mujale viinud juba nüüd. Jah, et sellise partneriga ei saa nagu mingisuguseid äri ajadaga on ju, et aga võib-olla mis on nagu ütleme, kui see juhtuks, võib-olla kõige olulisem on ikkagist, mis saab nagu poliitiliselt ja mis saab nii-öelda nendest Venemaa relvadest, tuumapommidest, seal on nagu see nagu tekitab seal hästi palju küsimusi ja ilmselt vaata Venemaa ongi sisemuselt, ongi siuke mafiariik on ju, et kui see nagu asi kokku kukuks, siis ma kujutan ette, et seal on nagu hästi palju kes tahaks üle võtta seda? Jah, erinevaid mafiaklanne, nii-öelda siukseid erinevaid Tšetšeenia moodi mingi rakukesi on ju, kellel siis igal mingi ninamehel on seal oma nii-öelda sõjavägi, kes kaitsevad nii-öelda oma mingisugust naftatöötmis- või tootmistehast ja nad on ikkagist selles mõttes rahale orienteeritud on, et nad loomulikult tahavad nagu naftat edasi müüa, et muidu ei tule ka nagu raha on ju, aga jah, see ilmselt see poliitiline mõju oleks nagu ja see segadus oleks nagu kõige suurem, et just võib-olla Venemaaga kõrvuti olevatel riikidel, millel on just Venemaa mõjuvõimest hästi suur, et kindlasti see väheneks ja kokkuvõttes ei saa välistada ka, et tekivad mingid
omaette killukesed, kes tahavad nii-öelda vabadust ja noh, see kõik on nagu laual, kui sul keskvõim ikkagi laguneb. Jaa, aga noh, ega ma siin ju täpselt keegi ei tea, nii et oma mõtted nagu jagada. Aga tõmbame siis tänaseks sellega otsad kokku. Teiega olid Tarmo Tanias ja Meelis Maasik. Kõik head ja kuulmiseni juba järgmise nädalaga. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.